Tere tulemast kuulama, vaatame jällegi Tühi valla nii-öelda taskuhäälingut ehk podcasti. Täna on siis teine saade, mida me siis filmime. Tulime täna külla, tulime kultuurikeskusest välja, vallamaest välja ja saime lahkel loal tulla ja istuda täna Tühi põhikooli direktori kabinetist. Nüüd vähemalt kõik näevad, milline see kabinet välja näeb. Koolimaja inimest ju suur, uus ja ilus ja põhjust täna siia tulla oli nagu mitmeid. Aga eelkõige siis täna räägime nendest tunnustustest, mis meile siis saabusid üleeile esmaspäeval Paide nii-öelda Pamptis ehk Paide teatri- ja muusikamajas anti siis üle tänavused tunnustused gaalal Järvamaa aastatähed 2024 ja 2025 ja mitmed tunnustused tulid siis, õige mitu tuli Tühi põhikooli ja tunnustus tuli ka Tühi noortekeskusele, kelle esindajad istuvad mul siin vasakul käel ehk siis Jane ja Kaili, tervist. Tere. Ja Tühi põhikooli noored siis Jade ja Martin, tervist, koos oma siis nii-öelda juhendi Meriliga, tervist. Tervist. Jah, et millised olid siis need teie tegemised, Merili, võib-olla sa siis võtad nii-öelda natukene lihtsalt kokku, et mille eest need tunnustused tulid, et tegelikult ma vaatasin, et ega need teistele väga neid tunnustusi ei jäänud. Türi tuli ja võitis. Tühi tuli ja võitis, et oli tegelikult ju kokku 7 kategooriat, et põhikool siis nii-öelda osales ja võitis nii-öelda 2 pluss siis Jade veel omaette tunnustus. Oi jah, 2 tunnustust olid ju lausa ju tegelikult meil olid ju rahalised. Et ma ei tea küll, ja need tulid nii-öelda peaaegu ühte peresse ka, et mida te sellega tegema hakkate, on minu küsimus. Ei, mina ei tee, noored, see kõik läheb noortele. Jade on ka ju noor. Jah. Kõik läheb noortele, kõik. Et need rahalised tunnustused tulid siis Sihtasutuse Järvamaa poolt, ma saan aru. Ja. Aga alustame siis tegelikult põhikooli tegemistest, et Merili äkki, et võib-olla see aasta 24-25, et kas see on siis vaadatud tagasi nii-öelda eelmisele õppeaastale nagu rohkem või kuidas? No rohkem eelmisel õppeaastal, et kui võtta seda aasta sündmust, mis oli õpilasesinduse projektipäev Oskus ohus, siis see on konkreetselt siis eelmise õppeaastal lõpus toimunud sündmus ja samas on ta järjepidev sündmus, lihtsalt igal aastal uue teemaga ja sel aastal ta lihtsalt sai nii vahva ja nii vahvalt kokku kirjutatud, et ju siis märgati ja oli nagu tore. Aga see on jälle vist, ta on õpilaste enda korraldatud ja see on see, miks ta on nagu oluline kogu koolile. Kuidas need tunnustused tulid Jadele ja Martine üllatusena või oli see nagu oodatud? Need koolipoolsed ja nüüd ka sulle nagu eraldi, et sinu puhul ma tean jah, eelmine aasta jõudsid lausa 2 raadiosaates käia, et raadiosaadet nüüd kahjuks ei ole, nüüd on juba, nüüd nagu sa näed, sa oled televisiooni pääsenud. Et siit on üks samm veel, et siis tulevad hommikutelevisioonid ja muud asjad, et ei ole enam kaugele minna, aga kuidas tundub, et kas need tunnustused olid nagu õige asja eest, et olite selleks näinud vaeva? Kindlasti. Martin siin kõrval mõtleb, et mis asi see üldse oli? Selles mõttes, et kui tagasi vaadata, siis ikka päris pikalt sai planeerida seda, mis kuul me hakkasime seda ka. Ta hakkab tegelikult septembris pihta ja jaanuarist läheb see lõplik nagu kaaspõhja. Mõte jookseb terve aeg lihtsalt, kogud neid ideid ja. Et nende tunnustuste taga, ma saan aru, et on Tühi põhikooli õpilaskogu või õpilasesindus, kuidas teil? Õpilasesindus, jah. Õpilasesindus. Ja sina, Merili, oled see, kes neid siis nii-öelda õigel teel hoiab või juhendab? Juhendab, jah, mõtlengi, mina pean need mentoriks, et mina nende eest ühtegi liigutust ära ei tee, et aga kui nad ikka hakkavad väga ära vajuma, et siis ma tõmban tee peale tagasi, et lähme nüüd siia poole. Aga nad toimetavad ja pusivad ise ja kõik tarkused, mis mul on, ma siis annan neile edasi ja siis vaatame koos. Selles mõttes, et pigem on see, et neid tuleb nagu maa peale tagasi tõmmata, mitte nii-öelda tagant punsitada, et tehke midagi, et kuidapidi see on? See oleneb jälle olukorrast või nagu kuidas kunagi. Mõnikord on vaja jah niimoodi, et
võtame need õhupallid, toome nüüd siia. Ja samas teinekord on see, et kuulge, et tegelikult ka, et noh, et homme on asi, et kas me nüüd oleme midagi teinud, et mõnikord juhtub ka nii. Samas, kui meeskond on sisse töötanud, siis tehakse ka nipsust asjad ära ja neil on mõtted valmis, võib-olla lihtsalt minuni pole kõik jõudnud. Et ta on kuidas kunagi, nagu endal on tööasjadega, noortel samamoodi, et mõnikord jõuame hästi, mõnikord on vaja, jah. Et asi nii-öelda selles mõttes toimib, et ma olen vaadanud kõrvalt, on ju Türi vallavalitsuse juures on ka ju noortevolikogu, kes vist ei ole nagu väga hästi nende aastatega tööle saanud. No praegu püüame. Püüate, jah. Et ootame siis tulemusi. Jade on ka noortevolikogus. Jah, siis on veel eriti nagu hästi, et ma lihtsalt küsingi noorte käest, et Jade ja Martini käest võib-olla seda, et tegelikult, et koolis käimine on juba üks asi ja õppimine, et kuidas te endale tundub, et kuidas te jõuate neid asju teha ja kuidas nagu teised tulevad nende asjadega üldse kaasa. Sest ega nüüd kahekesi pole nagu ainsad, kes seda teevad. Ei, meil on tegelikult väga äge ja väga tore meeskond ja seda tahet on vaja. Et kui ikka päriselt tahad, siis saad ka. Ja mina ütleks ka seda, et vahepeal kui motivatsioon täiesti mõnel kaob, siis peabki lihtsalt motiveerima ise ja kaasa tooma teisi. No see on nagu hästi, et ei ole sedasi, et ema ütles, et peab tegema. Seda on hea küsida, sest ema istub teised pool, eks ju, et natukene küll. Ja ma toon sulle kohe näited, et Jade puhul on see, et Tiina, meie kogukonna hing, kõik me teame Tiinat, eks ju. Tema tuli üks päev selle jutuga Jade juurde, et kuule äkki sa teeksid minu klassile tantsukava, ehk siis Türi põhikoolist tuleb kohe varsti üks äge pidu jälle, eks ju. Ja siis see, kuidas Jade selle kava valmis tegi köögilaua ääres põhimõtteliselt seal mõne minutiga, ja siis sa mõtledki, ta ise ütleb, et tahe peab olema. Alguses ta natuke jonnis, aga tegi ära nagu naksti, kõik on rahul. Et nii need asjad tegelikult sünnivadki, et ei ole väga palju tegelikult vaja nagu pressida ja suruda. See ei andnud talle lihtsalt ennem süüa, kui ta oli selle kaua valmis teinud. Ja ma tegin sellel hetkel süüa küll, aga see lihtsalt see kuidagi sündis. See oli motivaatoriks, ütleme niimoodi kaudses mõttes, et tegelikult tal oli tahe seda teha, aga... Ja Tiina on ka nüüd õnnelik. Jade oli õnnelik, mina olen õnnelik, lapsed on õnnelikud. Merka ka, sest ühele klassile sai kava tehtud jälle. Nii et absoluutselt, jah. Just, kõik on võidavad sellega. Ja eks on see ka vaata, kui see paneb noorel silma särama, et ma tahan seda teha, ma tahan panustada, siis see aeg, see leitakse ja see võimalus sinna panustada. Et ega enda asjadega on samamoodi, et keegi tuleb sulle sinu kuhja peale, ma ei tea, aga kui silm läheb särama, siis sa teed tegelikult asjad ära nagu nui neljaks. Et silm peab särama ja endale midagi andma ja siis toimetavad küll. Ongi hea võimalus küsida, et millal liikumispidu tuleb? Liikumispidu on 19. veebruaril jätkuvalt Türi spordijoones kella 6 hakkavad tantsud pihta. No see on üks selline üritus, mis vähemalt korra aastas toob ikkagi spordijoone pilgeni täis. Pilgeni täis ikka, jah. Et see on selline tore üritus. Aga Meheli, kui sina oled tegelikult ikka juba aastaid põhikoolist toimetanud ja tegelikult ju noored ju vahetuvad. No üks päev tuleb see päev, kui te peate ka siit koolist ära minema kuskile mujale. Et kuidas nüüd on, et kui vaadata natuke seda pahan öelda põlvkondade või tegelikult noorte vahetumist, et kas on selliseid aktiivseid perioode, võib-olla vähem nagu aktiivseid, et kuidas need tänased noored tunduvad? Nad on kõik eri nägu. See on see, mida ma öelda saan. See, kas aktiivselt on kõik olnud, kes on õpilasesindusse jõudnud, et see, sel aastal ka meil kandidaat oli ligi 40, kui ma ei eksi, et nad on aktiivsed, aga neil on kõigil mingisugune oma missioon, oma nägemus asjadest ja nad teevad kõiki oma sihukese kiisuga. Aga seda, et kuidagi aktiivsuse poolest võrrelda, siis seda ma ei saa öelda, et õpilasesindus, kui ma siia kooli tulin, tänu nendele ma õppisin ära, mida ma siin tegema pean ja kuidas saame toimetada, et noored on nagu mu selja taga kogu aeg olnud ja ei ole seda küsimust tekkinud, et nad ei teeks. Asjad ongi sündinud nagu koostöös. Just. Kas nüüd vaadates natukene sinna kooliaasta lõpupoole on teil midagi sellist liikumispeost, ma rääksin midagi toredat vahvat veel tulemas enne suvist vaheaega? No kõige suurem siht on jälle see uus projektipäev, millega me jälle pusime, et see üks suur koolipäev veel ära korraldada, aga millega praegu õpilasesindus toimetab, on seotud tegelikult selle kooli
elu ja kooli päevakorra muudatustega, ehk siis, et 7.–9. klass on saanud avaldada oma arvamust selle kohta, et mis kell peaks tunnid hakkama, kellele miks midagi sobiks, et kuna ta meil täna päevakavas, siis noorte arvamus on oluline ja siin paari nädala pärast saab õpilasesindus jälle juhtkonnaga kokku, kooli juhtkonnaga, et tuua see noorte arvamus siis täiskasvanuteni. Ja et nad on nagu selle noorte arvamuse vahendajad. Ja see on olla praegu selline suur missioon jälle või eesmärk, millega nagu toimetada. Ongi hea küsida siin Jade ja Martini käest, et tegelikult sellest koolipäeva alguse nihutamisest on olnud siin tegelikult pikalt juttu. Et nagu kuidas õpilasena ikkagi tundub see, et kas ta algab nüüd kell 8, pool 9, kell 9, et on vahet nagu teie jaoks? No minu jaoks ma arvan kindlasti on. See ju, kes ei tahaks tund aega rohkem magada, on ju. Et mina olen väga selle poolt, et tunnid hakkaksid kell 9, aga siis selle kõik, terve selle süsteemi peab siis ilusti läbi ka mõtlema. Et me ju mõtlesime siin neid paaristunde ja neid topelttunde, jah. Need topelttundidega me ikka harjutamegi ja kui tuleb päevakava muutus, siis ilmselt tuleb ka sinna lisamuutusi juurde, see oli mõttepaus praegu, et lisamuutusi tuleb juurde. See oli see tellitud muusikaline paus vahepeal, mis ei osutunud õnneks väga pikaks. Teine tuleb pikem. Teine tuleb pikem, varsti on teist veel oodata, et 2 muusikalist pausi ongi meil saatesse mõeldud. Aga Martin, kuidas sulle tundub? Selles mõttes, et ma ise ka olen tegelikult maainimene, elan circa 8 kilomeetrit äkki koolimajast ja minul tegelikult mängib hästi suurt rolli see koolipäeva algus. Sest minul on 2 varianti, kas ma tulen emaga kooli või ma tulen bussiga. Buss väljub mul kodus 7.33 ja Türil oleksin mina keskline 7.45. Ja siis ongi see, et mida ma teen selle tund aega siin koolis. Kas ma olengi siis selles nii-öelda 0 tunnis, teen konsultatsioonid, teen äkki kodutöid, aga sõltub hästi palju. See on jah, et seal on nii palju erinevaid ju aspekte, et ikkagi kogu see koolis käimine ja see tundide algus. Aga teine asi, millest on nagu räägitud lisaks sellele koolipäeva algusele, on nüüd toodud välja ka see, et tunnid on mõttetult lühikesed, tuleb välja, see 45 minutit, et need tuleks teha nagu pikemaks, et on jutu olnud mingist 70 minutist ja selle võrra siis, et seal on nagu pikem vahetund, et kuidas nagu need tunduvad kooli vaates või õpilase vaates, et ma ei tea, kas see pikem vahetund annab nagu midagi juurde, et ja see ikkagi minu meelest see 45 tundi on selline klassikaline paigalistumise aeg, et sa pead seal ikkagi 60-70 minutit, et nagu see on jälle ilmselt ikkagi... See on ka see küsimus, et kas sa pead paigalistuma. Ja seal tuleb see kas koolkondade vahe või selline ainevahe, kus ainest sa saad, aga lõpuks, kui on inimene tahvli ees, kes on valmis panustama sinna, et kas või tõusen korraks püsti ja lähen võtan oma töö üle, et ise tahvli eest on teine muusikaline paus. Et see nagu annab ju palju nagu kaasa, et kuidas tulevad need õpetajad kaasa, et see on keeruline protsess ümber minna 45 pealt 80 peale näiteks, et sa pead oma tunnid ümber mõtestama, aga jälle kõigil on plussid, kõigil on miinused, et siin ei saagi vaata öelda. Ja seal peab ikkagi vaatama seda, et mis nagu sobib enamusele. Ja. Et selge on see, et kõigile ta üksikult ei pruugi sobida, aga mina olen õnneks nii vana inimene, et ma mäletan seda aega, kui koolis tuli käiga laupäeval. Et ja nüüd keegi kujuta seda ette, et laupäeval tuli kooli minna ja olla seal 5-6 tundi, et laupäev oli küll lühem päev kui teised, aga ikkagi tuli seal laupäeval käia. Kas ma tohin segada ka? Ja te olete ju osa saatest, see ei ole segamine. Mina mõtlen just need pikad tunnid, et hästi palju räägitakse praegu, et noored ei suuda keskenduda, ei suuda nagu rahulikult olla, eks ju. Mõtlen, et kui need 45 minutit, see tunni pikkus on lühike, eks ju, et sa hakkad alles keskenduma, kui saab juba tund läbi. Et mina nagu olen küll nagu seda meelt, et ütleme see tunni pikkus siis 80 minutit. Et sa saad ju, sul jääb esiteks kodus vähem õppida, on ju, ja teiseks see keskendumisvõime, ma arvan, et see tuleb seal lõpuks välja, et lõpuks kõik lapsed nagu mõtlevad kaasa ja ongi olemas. Ja kui see õpetaja suudab seal selle liikumis mingi pausi ka veel teha, et siis mina väga nagu pooldan seda. Jade võib rääkida oma vene keele tundide liikumispausidest, ta on neid ju pidevalt teinud
et saab hakkama, on ju. no ilmselt sinna ikkagi vahele on, kui tund kestabki 70 minutit, on ikka liikumispausi nagu ka muidugi, isegi ei suuda ju olla pikalt paigal, on ju, aga ma arvan, et see keskendumine sellesse õppeainesse, ma arvan, see läheb küll paremaks. Fookus hoidmine lihtsalt juba. Just. Aga see on jah hea mõte, et võtab aega, et 65 minutit siis nii-öelda sätid ennast valmis ja siis oled keskendunud ja teed 5 minutit aktiivselt tööd, et sõltub, jah, see on väga palju erinevaid asju. Et üks asi veel, mis ma tahtsin küsida, on see, et vist olete sel õppeaastal esimest aastat ka osalete selles KIVA programmis, kiusamisvaba kooli programmis, et kas see on ka kuidagi nii-öelda õpilasesinduse või kooliellu kuidagi nii-öelda sekkunud, et seda on nagu märgata või? Jah, see on tulnud nii-öelda jälle sellest juhtkonna ja õpilasesinduse koostööst. Kui see oli üle-eelmine aasta, kui õpilasesindus selle juhtkonnaga istus ja meil oli meie nii-öelda tugimeeskond oli ka seal juures ja rääkisime hästi palju sellest kooli kiusamisest ja ka sellest, et kui vähe me täiskasvanute seda nagu pruugime näha üldse ja kui palju on ta täna kolinud kuskile mujale ja kuidas saaks sellega nagu tööd teha ja sealt tuli see KIVA uuesti lauda, kiusamisvaba kool, et me oleme ka varem olnud selle KIVA programmis sees, on ta jälle kuskile niimoodi ära vajunud, aga täna on ta jälle väga aktiivselt teemas ja seal on oma roll mängida ka sellel, mida õpilasesindus siis ütles ja päevakorda nagu tõi. Selge. Aga läheme siis korraks selle nii-öelda ka individuaalse tunnustuse juurde, et Jade, et tehtud töö eest see tunnustus tuli, et kuidas sa ise vaatad seda, et mida sa ennem kevadet jõuaksid veel ära teha? Mida veel jõuaksin ära teha? On veel mõni siukene mõte, mille peale sa oled mõelnud, et see on asi, mida ma tahaksin teha, andke mulle võimalus ja ma teen selle ära, aga võib-olla seda võimalust lihtsalt ei ole veel täna tulnud. Et ema ei ole ka nagu andnud ühtegi sellist vihjet, et mida nagu võiks teha, et äkki on selline veel mõte? Kui sa kohe praegu niimoodi küsid, siis ei ole. Aga no õpilasesindusega ikkagi tegutseme ju kogu aeg, et tahaks aina rohkem teha. Et märk jääks maha ikka. Jah, muidugi. Jade valitsusaega. Jah. Ma võin siit juurde lisada, et noorte volikogu ja noorte aktiiv ja kõik muud asjad. Tal tuleb see kuidagi lihtsalt. Jah, Jade on ju noortekeskuses ka meil tubli. Ma räägin, tal ei ole plaana, ta ütleb, ta ei tea, aga meie ilmselt juba teha. Tekivad. Plaanid on tehtud, aga seda muretsevad. Jaa, no Martini kohta võib sama öelda tegelikult, et ega Martin samamoodi on kaasatud meil seal igas mõttes, nii et väga tubli poiss ka. Kas te nii-öelda nende tegemiste kõrvalt olete jõudnud ka talve nautida, see aasta meil talv? Olete jõudnud uisutama, kelgutama, suusatama? Muidugi. Kuskil oli uisudisko, ma lugesin üks. Jaa, alles hiljuti. Mind ei kutsutud uisutama. Olgu, parandan oma pea. See oli täpselt siis, kui Jadel oli sünnipäev, tema sünnipäeva peoks, aga Jadel kohal ei olnud. Võt, selleks oligi tehtud see uisudisko. Aga teda ei tulnud kohal. Ta oli külalistega kodus, mina tegin tööd. Nii et, aga ma ei kiusa nendel teemadel rohkem, sest et ma saan aru, et te teete neid asju mõnusalt ja rahulikult edasi, et olgu selleks siis talv või kevad või kooliaasta nii-öelda lõpetamine, et see projektipäev tuleb teil mai lõpus, eks ju, jah. Et siis ootame seda tulevast projektipäeva ja nii-öelda ikkagi jõudu nende asjade tegemistes ja toimetamistes. Et neid tunnustusi tuleks ja teil, ma arvan, et võib-olla sellest tunnustusest enam on oluline see, et teil on endal hea olla ja mõnus neid asju teha, aga kui vahepeal ikka kiidetakse, on hea ka. Absoluutselt. On Jane hea. Nüüd me räägime sellest, et teie saite ka ju tunnustada. Jaa, tegelikult ongi, see on minu arust nii oluline, et ma tahtsin just põhikooli puhul nagu kaasa rääkida seda, et lapse vanemad tegelikult tulid minu juurde ja ütlesid, kuule Jane, et esitame põhikooli nende teod ja õpilasesinduse. Mis sai siis? Loomulikult esitame, eks ju. Et tegelikult on küll, et märgata ja see, mida nad teevad, on ägedad asjad. Et lihtsalt see pai tegemine, keegi peab pai tegema. On ju, ise sa ju ennast ei esita, siis lasedki, teevad seda teised. Ja minu mõelest see märkamine on nagu kõige olulisem, et terve kogukond tegelikult märkas seda. Nii et ma arvan, te olete uhkusega selle pai ära teeninud, et väga äge, et te teete ja te olete. Ja meie ka saime, jah. Minu mõelest see on nagu
see nimetus on nagu selline veits, täna just rääkisime sellest, et noortesõbralikum noortekeskus. Kas teised noortekeskused siis ei ole siis noortesõbralikud? Kas need on vaenulikud? Et jaa, no ei, ma ka ei usu, me kõik oleme, on ju. Muidugi jah, meile jälle pai, eks ju, et olemegi teinud head tööd, et noh, sul istuvad seal noored sinu kõrval, et küsi Martini käest. Martin on ka peaaegu igapäevane külaline, on ju tore meil seal olla? Mina mängin seal piljardit, aga ei, muidu on küll tore. Jah. Et oleme uhkusega välja teeninud selle nimetuse, et oleme küll noortesõbralik noortekeskus, et üritame siis noortele pakkuda kõike, ehk siis neil oleks seal hea olla. Aga no meil oli veel, Käru Malev näiteks sai tunnustuse, et väga tublid, väga tublid, et Alice müllab seal noortega ka, et mitte, et me ei saa öelda, et nüüd teised on kehvemad, eks ju, et aga noh, noored tõid selle ise välja. Ja näiteks Türi Haldust ei olnud kohal seal üritusel, sest Türi Haldus on üks meie väga suur partner heas mõttes ja ma arvan ka Türi põhikoolile, et nendele peaks küll nagu väga suure pai tegema. Selles mõttes oli kurb, et nemad seda. No ma arvan, et neil oli tegemisi. No kindlasti nad ongi. Kogu aeg teevad. Teed see kõlab jälle kahtlaselt, neil oli tegemist, meil siis ei olnud, on ju, no. sellel hetkel. Ja et Türi Haldusega kiidame nagu täiega, et ja kõik, kes noortega töötavad, eks ju, on väga äge, et noh, ma räägin, et iga asja taga on ju miski, et ja see märkamine minu jaoks on nagu ka nagu väga oluline, et meil märgati. Nii ägedalt see, et kui sa kutsusid meid siia, siis et kuidas sa kirjutasid, et tulevikuplaan või enam-vähem oli või mis edasi saab, või siis täna hommikul Kailiga rääkisime, et no mis me siis teeme, et noh, tegelikult ütleme, et nagu Jade ütles ka, et väga palju nagu suurelt ette ei mõtle, ehk siis need traditsioonilised sündmused nagu põhikoolis on, ju, et meil ka sõbrapäeva üritused ja siis tuleb kohe laager. Teeme üks väikse sõbrapäeva laagri. Vastlapäev. Ja muidugi enne, no üritame ikka teha sükest sõbrapäeva pidu ka noortele. Koolitame Tiit Seitsi praegu välja. Ja me siin läbirääkimised käivad, kes meil tuleb pidu tegema. Martin ka on natuke osa juba saanud sellest. Ka üks aktiivne noor, on ju. Et noh, vaikselt toimetame ja teeme ja siis meie hitiks on alati noortekeskuses siis see kokandusvõistlus. Et sellel aastal siis tahtsime kaasata ka, et teeme omavahel selle ära, ütleme noortetubade vahel ja siis kaasame ka äkki Järva ja Paide noortekad. Nii et Teie oma Masterchef. Jah, just. Meil on õbelusikas. Õbelusikas, just. Te loodetavasti on teil lusikas ostetud. Õbeteing jääst tõuseb kogu aeg. Meil on puidust. Puidust. Puidust loomemaja kaasas. Puidust õbelusikas. See on loominguline lähenemine. Ja. See on loomemajas kindlasti tehtud. Jah, loomemajas jah. Et noh, loomemaja on ka üks meie oma osa, on ju. Et räägi veel, Kaili, mis meil veel siis ägedat on tulemas? No Malev kindlasti. Hakkame vaikselt valmistuma. Seda noored ootavad väga. Palju noori mahub Malevasse meil? Nüüd vaadates viimaseid aastaid. 70, ja. Et kas seal hulgas oli ka siis tunnustuse või äramärkimise saanud Käru Malevaga? Ja. Oli see 70? Ja Jade on ka Kärus käinud Malevas. Jade käest küsida, mis nad seal tegid. Kas te tegite ikka midagi seal? Tööd tegime. Ja siis on meil ju Ranna Malev ka, eks ju, no sellel aastal me isegi ei tea täpselt, mis saab ja kuidas saab, eks ju, sest me ei tea, kas see projekt siis õnnestub ja kuidas siis seal läheb, et nii palju lahtisi otsi on veel, aga küll tuleb, küll noored saavad tööd, et teeme ise selle nimel tööd, et saaksid tööd. See kõlab nii hästi. Selleks, et noored saaksid tööd, tuleb ise tööd teha. Jah. Ja tahaks, et noorel oleks selline äge kogemus sealt Malevast, on ju, et mitte ei ole ainult see piits, pakuks präänikut ka, on ju, et igal aastal ikka on midagi pakutud ka noortele, lisaks Malevale, et mingit programmi. Ja huvi on ju suur olnud Malevast. On ja, kohati on nagu isegi kurb, et peame ju valiku tegema, eks ju, kes sinna saab, et hästi oluline. Kahjuks kõik ei mahu. No just ja oluline on see, et see laps siis või see noor lõpetab ilusasti kooli ära, et tal ei jääks mingit võlgnevusi, ehk siis see Malev ei tohiks siis olla siis see prioriteet selle noore elus, et see on ka tegelikult mõne noore jätnud ukse taha, et kes ei ole saanud, et ka koolidega teeme koostööd, et kui koolist tuleb see signaal, et noh, laps peaks pingutama ikkagi, siis noh, ta ei saa kahjuks Malevasse, et kui sa oled siin hommikupool teed siin kuuma päikese käes tööd ja siis tuleb peale lõunat siis oma hindeid parandama, noh sealt ei tule midagi, eks ju. Aga no olgem ausad, on võimekaid lapsi ja noori ka. Kindlasti on, jah, et tegelikult seda muret ei ole ju olnud ükski aasta, et ei oleks tahted, et tahted on
alast ikka tunduvalt rohkem. Ja isegi väikestes seal maapiirkondades, ütleme Oisu ja Käru, et noh, ikkagi ajab üle ääre jah. Et ongi natuke kurb, et kõik ei saa. Et tuleb ikkagi mingi valik teha. Et, ja selles mõttes hästi hea koostöö, ütleme noortejuhtidega on see, et ega me seal malevas väga viilida ei luba. Et ei saa päris nii, et ma olen käed puuses ja siis... Seal ei viilitegi, nagu kuulsite, Jade ütles, seal tehakse tööd. Seal ei viilita. Kuigi ka viilimine on töö, oleneb, kuidas seda teha. No see võib Kaili kes küsida, ega ei saa ju väga viilida. Ei. Et kui sa tuled ikka sinna, siis sa panustad, et oledki olemas, sest et noh, kui sina viilijana võtad ära mõne aktiivse noore koha, kes malevas, siis on väga kurb ju. Ei no tegelikult viimastel aastatel ma olen nii-öelda suvel läinud ka nüüd tühimalevlasi tegutsemas, et minu meelest on nad kogu aeg midagi teinud. Et nad ei ole see, et nad nüüd istuvad puuvarjus, et päike paistab. Ja, no puhkepauksid peavad ka ikka väiksed olema. No need käivad ikka asja juurde ja loomulikult jah. Nii et, aga kas see nüüd see korralik talv on teile võib-olla ka tubaste tegemiste juhtud olnud ka rohkem? Vast kuidas tundub? No me ei saa kurta, meil on tegelikult maja ikka lapsi täis. Et võib-olla nüüd tulevad mingid haiguse perioodid, et nagu veits on vähem, aga ikkagi kuskil 50 lapse ringis ikka iga päev käib. Et on alla 50 ei olegi, 70, 80 noort ikka. 80 päris ei ole, aga... No ja tegelikult ma ütlen noortekeskus üldse kui noortekeskus, eks ju, et meil on maja nagu selles mõttes nagu ristkasutuses, et hommikul tulevad eakad mängivad pingsi, siis perepesas on üleval, täna oli meeletu rahvas, siis tulevad noored, on ju, siis õhtul veel tuleb trennid, on ju, et jah, hästi nagu... Teil on nagu see multifunktsionaalne maja, ma ütleksin, et hommikul on teie eakate maja, lõunaega on nii-öelda keskealiste päralt ja õhtul on noortele. Jah. No umbes midagi sellist. Ei no muidugi noored tahaksid, et me oleksime õhtul kella 9 või kella 10 lahti ja saaks seal tiksuda, eks ju. Aga ma saangi noorte kes küsida, et kas on noortekeskuse poole vaadates, kas on mingisuguseid tegevusi, mis oleks nagu puudu, mida võiks seal teha või saaks teha või... Noortekas, olge nüüd ausad ja avatud. No kui nüüd kohe ei küsida, aga ei ole, aga nüüd veidikene rohkem mõelda, siis kindlasti äkki midagi. No ütle ära, Martin, sul on praegu võimalus. Ta mõtleb alles. Seda tulebki mõelda. Jah, me saime ju rahalise preemia ka sealt tunnustusürituselt, meil on see vaja ära kulutada. Mille jaoks me kulutame seda? Nüüd on hea küsida. No ega üks paar uut piljardikiid väga halba. Martin, sa oled juba teine noor, kes seda ütleb, et piljardikiid, ma lubasin eile ühele noorele, et selle raha eest me ei osta neid, piljardikiid tulevad. See on nii nunnu tegelikult praegu. Piljardikiid, vaata noh, mis on sinu huvi, eks ju. Väiksed armsad soovid. Ja. No aga see ongi sellega seotud, et milleks sa ise tegeled, sa tead ju seda nagu tahta, et võib-olla seal on midagi sellist puudu, et me ei tule ju selle peale, et oleks veel midagi vaja. Võib-olla need tõuksipoisid ütleks, et kiivrit või tõuksi oleks vaja, eks ju. Aga no eks me vaikselt ju selliseid turniire korraldame, miks mitte siis siuke piljarditurniiri teha, eks ju, et seda me ei olegi nagu teinud. Jah. No ma usun, et tegelikult, et te ikkagi arvestate ka seal üksjagu palju ka nende noorte soovidega, mis on, tahetakse teha, mis on võimalik ikkagi teha, et mitte see, et ütleme, et ei palaksin nüüd aasta koosolekul kava paika, et on need tegevused, teeme need ära, pai keegi ei tee, aga jah. Ei me ikka hästi palju noorte käest ikka küsime, et mis ja kuidas ja et noh, tegelikult ongi see üleskutse ka, et tulge ja rääkige veel rohkem, eks. Et me väga ootame, et noored tuleks ja pakuks mingeid ideid, mida võiks teha. Jah, kelgutama, tuubitama. Jah, et mõned minutid veel ja saade saab läbi, et ma saan siit ilusti püsti tõusta, siis saategi noortekeskuse noored saavad kokku. Et siis saate omavahel arutada neid plaane. Et tegelikult on tõesti see, et see talv on võimaldanud ikkagi ka nii-öelda väljas tegevusi. Et tõuksi seal pargis vist keegi kahjuks tegi, seal on vist lumi aknast paistab, et midagi ei ole. Seal on ohtlik ka libe on seal. Aga see meil sisepark täiesti töötab. Sisepark töötab ja ikkagi seal nii-öelda ka soojal ajal on seal ikkagi ka kogu aeg tegevus käib. Ja. Et nii-öelda võibolla võtamegi siis kokku ka teie poole pealt, et kevade poole vaadates, et te nimetasite küll asjad, mida te kõik tahate nüüd teha ja malemani välja. Võib-olla see asi, et võib-olla mis on siiamaani midagi, mida ma ka noorte kes küsisin, et mis oleks see võib-olla natuke nagu unistuse moodi asi, kui Tühi vallavalitsusel oleks väga palju raha ja teid rohkem nagu toetada, et mis tahaksite veel ära teha? Võib-olla mõni noortelaager veel, ma mõtlen just ikka ka,
et me oleme siin vahest teinud just nagu vanematele noortele, et aga täiesti oleneb, kuidas rahaliselt võimalik on. Ja no see on ka see, et kelle sa sinna kutsud vaata, rääkima, sest praegu on see, et küsid hinnapakkumisi, siis nad ütlevad, ütleme see tähtis onu või tädi, kes tahab tulla, et küsib sellist hinda, et mõtled ka, et kust nad võtavad need hinnad, eks ju. Ja hakka siis mingi äge noortelaager või tegelikult noored isegi kurdavad juba selle väliskeidi suuruse üle. Et kui oleks hästi palju raha, siis teeks suuremaks selle. Ma ei tea, mida küll meie kogukond sellest arvab. Et sinna tuleb suurem, aga jah, tegelikult olgem ausad, nüüd juba jääb väikseks see, sest meil on noorte keskuse, ütleme seal Tõuksi ringis, on juba 2 gruppi, kes siis nagu tase 1 ja tase 2 on ju, me ei tohi seda kõvasti välja öelda, sest noortele ilmselt ei meeldi, et me nii ütleme, aga juba teeme 2 grupis, teeme trenni, et see näitab, seda huvi on lihtsalt nii suur. Ja ütlen ausalt, see natuke hoiab pahandustest eemale ka, see tegevus. Tühi Tivoli kõlaks hästi, ma usun. Et olekski terve see selline park. Aga suured lootused on ka selle peale, et sa rääkisid siin rannamalevast, et tegelikult see ju, me ootame seda, et see ikkagi tehisjärveäärne, see rannala ju tänavu uueneks, saaks palju ilusamaks, tuleks igasugu võimalusi juurde ja muutuks ka ju ikkagi kõigile, ka noortele toredamaks kohaks. No mina usun seda ja ma arvan, et teevad selle ära ka, see Türi vald, äge Türi vald. No ma usun ka, jah. Ma usun teisse. Aitäh teile saatesse tulemast, vanemad ja nooremad, ja jätku siis tegemistes ja ma usun, et me kohtume siin kevade või suve või sügise poole kindlasti uuesti veel. Aitäh, kuuleme jälle ja näeme nädala pärast. Aitäh teile!